No tšau sõbrad, teate, kuna te olete nii uudishimulikud ja kui ma küsisin Instagramis teie käest, et kas te tahate siis pasta videot või tahate pitsa videot, siis tegelikult enamus küll vastas, et tahavad pasta videot, mis on teil ka olemas, on ju, aga nüüd tuleb teile pitsa video, siis ehtne Itaalia tüüpi pitsa, õhukese põhjaga, mõnusalt krõbe ja väga hea. Nagu ikka üks õige pitsataigen, alustame põhjast. Meil läheb vaja sinna pärmi. Pärmi puhul mina võtan endale käesooja vee, ma panen siia natuke suhkrut sisse ja siis kuiv pärmi. Segan ta läbi, lasen tal natukene seguneda ja kui sa näed, et ta on vahus, siis ta tegelikult on juba päris hästi valmis. Aga samal ajal võtame juba miksrikausi, paneme siia sisse 0,0 tüüpi nisujahu, mis on tegelikult väga eriline jahu, sellepärast et selles on palju rohkem valku kui tavalises nisujahus. Ja see teeb selle taigna mõnusalt elastseks, pehmeks ja hästi töödeldavaks. Ja siis kasutame ka turum nisujahu ehk siis kõva nisujahu. Paneme selle ka siia sisse ja siis mikser tööle, laseme kõigil ilusti läbi seguneda. Me võtame külma vee, oluline on, et on külm vesi, et sul ei läheks või nisujahu ei hakkaks paisuma. Mina võtsin selle külmkapist ja nüüd paneme selle siia sisse. Kui kõik on ühtlaselt ära segunenud, siis saame panna siia lisaks ka meie pärmisegu. Väga hea, nüüd laseme kõik jälle ühtlaselt kõik läbi. Nii, ja nüüd sa näed, see taigen on mõnusalt kokku hakanud, siuke mõnus ja nüüd me paneme oliiviõli sinna sisse. Mina kasutan extra version oliiviõli. Extra version oliiviõliga ei tohi praadida, sellepärast et suitsemistemperatuur on äärmiselt madal. Küll aga me paneme ta ahju, seal me tema suitsemistemperatuuri ei katseta ja ta on taigna sees, nii et sobib väga hästi siia kasutamiseks. Annab mõnusat maitset ka juurde, on ju? Ja ära pane üldse tähele, see kausiserv võib olla natukene libe, aga see läheb ka kohe paremaks. Lase kõik ilusti sisse seguneda või isegi kui ei ole kõik sisse segunenud, siis paneme juba soola siia sisse. No nii, nüüd sa näed, et see taigen on päris õline, aga that's where the magic happens. Sool teeb selle taigna selliseks, et sa ei usu ise ka, mis toimuma just hakkab. Sool sisse, siis tõmbab kausiservadest ka kogu selle õli enda sisse ja läheb ilusti taignasse. See on väga hea. No nüüd sa näed, et taigen on kokku hakanud juba ja kui taigen hakkab kokku, siis me laseme tal seguneda ja miksida ja sõtkuda veel umbes 4-5 minutit. Oleneb täiesti sellest, et kuidas sul tunne on, vahepeal on võib-olla natuke liiga palju teda vaja sõtkuda, vahepeal liiga vähe, aga oluline on see, et ta oleks ikkagi elastne, aga ta jääks sul käte külge kinni. Nii et varsti vaatame juba, kuidas see taigen välja näeb. Nii, nüüd on meil paar minutit siin juba sõtkunud. Nüüd vaatame, kuidas ta meil on läinud ja kuidas sa kontrollid, kas taigen on valmis. On see, kas ta venib või ei veni. Praegu on see, et ta natukene hakkab siit, sa näed, mõranema ja see tähendab seda, et taigen peab natuke veel sõtkuma. Et ta ei tohiks hakata niimoodi murenema. Et siit hakkab rebenema, siis järelikult natuke veel, aga sa näed, ta on siuke mõnus. Viskame ta korraks uuesti sisse ja laseme tal veel natuke sõtkuda ja vaatame natuke aja pärast uuesti. No nii, nüüd ta on jälle saanud natuke sõtkuda, päris ilus näeb juba välja. Vaatame, kuidas tal siin läheb siis. Ma arvan, et on päris ilus. Näed, enam ei murene, väga hea, ilus. Nüüd ma natuke plätserdan ta kokku. Ma teen ta natuke ilusamaks pallikeseks. Nii. Väga hea. Ja kui sul kausiservad on liiga kuivad, siis sa tegelikult selle võid uuesti oliiviõliga niiskeks teha. Võtame nüüd endal toidukile, paneme kausi sellega kinni ja laseme tal umbes pool tundi seista. Ja samal ajal võid teha juba marinara kastme võib olla valmis, kuigi minul on see alati valmis külmkapis ootab, on ju.
nüüd on meil saanud natuke see taigen seista. Nüüd me saame kõigepealt selle ära võtta ja vaadata, mis meil siin edasi toimub. Nii. Nagu ma ütlesin, siis alguses me kaalusime ka nii-öelda meie kausikese ära. Nüüd vaatame, palju meil koos taignaga kaalub see, et me saaksime võrdsed pitsataignad kõik. Ja nüüd meil teeb siis välja, et iga taignapall peaks olema umbes 220 grammi. Ma võtan selle jaoks siit väikse taldriku ka, et me saame teda ilusti kaaluda ja pallitada. Ma võtan selle jaoks eraldi taigna selle ja ma lõikan ta alguses lihtsalt kohe pooleks ja ma lõikan teistpidi ka, et siis meil on enam-vähem sellised võrdsed tükid siit võtta. Vaatame, kuidas tal nii-öelda läheb. Pallitamistehnikaid on nii palju erinevaid. Sa võid kasutada pöidlaga surumist ja nukkidega surumist. Sa võid lihtsalt rullida käte vahel, sa võid lihtsalt pallitada teda käte vahel, võid pallitada teda lõikelaual, kuidas iganes. Kui ta on meil tehtud, me paneme ta karbi sisse. Karbi ma lasen õlispreiga täis, et taigen ei hakkaks liiga palju karbi külge ja siis külmkapis seisab ta umbes 2 tundi. Ja siis saad juba hakata mõnusalt pitsat tegema. Ja nüüd on ta meil valmis, me oleme lõpetanud, viime ta külmkappi ja seal minimaalselt 2 tundi. Aga nagu ma ütlesin, ta võib olla ka sul üle öö seal ja mida kauem seisab, seda rohkem maitset, seda parem taigen ja seda mõnusam põhi sulle pitsale. Aga viime külmkappi seisma. No nii, mina siis teen oma eelnevalt valmis tehtud taignaga juba edasi, aga teie siis oodake vähemalt 2 tundi, on ju. Aga mina võtan siit endale taigna. Enne, kui ma taigna üldse välja võtan, ma panen lauale jahusid. Ma võtan alguses ka seda sama 0-0 tüüpi nisujahu ja sellele lisan natuke trummnisujahu, et ta liiguks paremini laua peal. Kui mina pitsataigen töötlen, siis ma võtan ta servadest kinni ja peopesadega seest pigistan ja keerutan teda ringiratast, kuni ta läheb piisavalt suureks, et ma saan hakata temaga laua peal edasi töötlema. Kui ma laua peal teda teen, siis ma pööran ja tõmban samal ajal. Ehk siis ma proovin teha sellist liikumist, et see taigen veniks. Sõrmed liiguvad mul mööda ääri ja mitte päris äärte vastas, vaid enne ääri, et taignale jääks siis see nii-öelda natuke paksem äär. Kui sa tahad juustu äärt teha, siis tee terve pitsa äär ilusti sujuvaks. Selle jaoks, et taigent teha, mina kasutan 2 jahu jällegi. Enne kui me lisandeid hakkame pitsa põhjale panema, me paneme ta küpsetuspaberile, et meil oleks teda lihtsam transportida. Kuna meil on ahi soojas ja küpsetusplaat on juba seal kuum, siis meil on lihtne teda küpsetusplaadile tõsta. Kui sul on pitsakivi, väga hea, saad seda kasutada. Juba tead, kuidas kindlasti, kui sul on see olemas. Nüüd ilusti marinara kaste peale, juust. Miks mulle meeldib kasutada tavalist juustu ja mitte poest ostetud riivjuustu tihtipeale on see, et kui ma eriti pitsat teen, ma tahan krõbedat juustu. Aga kuna üldjuhul eelriivitud juustule on pandud kartule tärklist või mingit muud nii-öelda ainet, mis hoiab teda lahus, siis ma pigem teen selle ise ära ja mul on see juust kogu aeg kasutatav, on ju. Siis paneme peale suitsukana ja ananassi. Nüüd lisandid on täiesti sinu teha. Vali, mis sulle meeldib ja tee omale pitsa, mis sulle maitseb. Nii. Ja nüüd on meil põhimõtteliselt valmis ahju minekuks. Ahi on meil kuumas 250 kraadi ja nüüd selle küpsetuspaberiga koos tõstame ta kuumale ahjuplaadile, et põhja hakata kohe ilusti küpsetama. Aga liigume ahju poole. Ahjust on siis circa 10 minutit, nii kaua kuni ta on ilusti pruun ja ongi nautimiseks valmis. Mjamm! No nii, 10 minutit on täis ja võtame pitsa välja. Kui hea. No nii, meie pitsa on valmis. Ma lõikan kohe siit appi. Kuum. Issa kui krõbe. Ma rullisin selle muidugi hästi õhukeseks.
aga hea Itaalia pitsa on see, mis ei kuku täitsa alla, aga hoiab. Oh my god. Üks asi on veel puudu. Basilik. Nii nunnu. Oh my god, see marinara ja see krõbe taigen. Ma ei tea, kas te olete tiim servad või mitte servad. Ma olen alati see, kes sööb servasid. Need on nii head lihtsalt, nii krõbedad. Oh my god. Sa võid seda pitsat ükskõik kellele teha. Ta armastab seda lihtsalt. See on nii hea. Appi. Ma oleks kõht tühjaks kohe. Ja vaadake, kui õhuke põhi. Põhja põhimõtteliselt pole ollagi. Aga andke mulle kindlasti teada, kas te olete tiim ananass või tiim no ananass. Ei ananassile. Aga mine käi ka kindlasti mu blogis ära. Seal on palju huvitavaid uusi retsepte. On ju? Aga subscribe'i kindlasti mu kanalit, like'i seda videot ja anna mulle teada veel siin samas kommentaarides, mida sa veel soovid. On ju? Aitäh sulle, et sa mind vaatad. Mõnusat päeva sulle ja ma loodan, et su kevad on imeliselt mõnus. On ju? Davaiks. Tšau! Basilik. Sa ikka filmid või? Maha kukku.